kaunitar. Täna on meil Demante maraton ja 11 päev juba meil möödas. Täna meie fookus on väikeste sammude peale. Et selline väikeste sammude kunst võib-olla ei ole sellest rääkinud, vaid laisk või kes on juba surnud. Ülejäänud targad inimesed targutasid sellest palju. Täna on emadepäev ja suured asjad meie ei võta ette, aga väikeste sammude kunsti natukene arutame ja vaatame. Vaata, et kõik head asjad ja sellised tugevad ja põhjalikud, nad tulevad sellest, et väikest sammud tuleb teha. Näiteks, kui me räägime tervisest. Massaažiga iga järgmise sessiooniga tuleb parem ja parem sinu enesetunne ja tervis ja sa vaikselt hakkad märgata seda, et sinu elustiil on muutunud. Ja sellega seoses muutub ka kõik, mis sinu ümber, kes on sinu ümber, et lihtsalt väike samm, kuidas sina tunned ennast ja millised mõtted tulevad sellesse kehasse, kes tunneb ennast hästi ja õnnelikuma. Täpselt sama sportlastega, et kui treenida korralikult oma keha, siis saab saavutada need tulemused, kuhu sa liigud. Täpselt sama väikeste sammudega, kui on mingid asjad. Võtame tänaseks selline eesmärk, et võtta üks asi, mis sulle juba ammu plaanides lihtne asi, aga sa lihtsalt ei ole jõudnud teha või lükkasid edasi. Võta see asi ja tee ära ja jälgi, kuidas sul tunned tulevad ja mis sul mõtted tulevad. Mina näiteks, mulle ei meeldi üldse trikkida ja täna ma võtan tänaseks trikkimine maagia ja siis trikin, teen seda, mis mulle ei meeldi. Pisikene asi, aga sellega seoses tuleb mul laiem minu garderoob ja minu perel rohkem ruumi toas ja saab nautida puhtusega. Ja tänase päeva jooksul, kui sa teed mingi asi, võtta midagi, mis on väga lihtne tehtav, aga ammu pole teinud, sest lükkasid edasi. Ja kui päev lõpeb, vaata tagant, et 10 minutit on tehtud hingamisega, siis on üks pisikene asi tehtud ja vaata, mis mõtted sul tänase päeva jooksul on tulnud siis, kui sa tegid ära.